Friedebert Douglas. Ju lapsena igatsesin merd ääretut mina. Ma tahtsin nähda lainete valgeid harju ja lainetel liuglevat viirese varju ja vahuse sõõtsuvaid kajakakarju ning kaugel kõikuvat üksikut purri. Friedebert Douglas on meie kirjanduse Figaro. Douglas siin, Douglas seal. Tema väärtus ei peitu mitte selles, et on kirjutanud ahvi ja koera seiklustest või väikese Illimari, mida lugedes paljud lapsed pidid igavuse kätte surema, vaid ta on eeskätt promootor, lõi Eesti Kirjanike Liidu, nõudis kirjanikele palka ja 100 aasta pärast läkski tema soov täide. Ta hakkas loomingut välja andma ja toimetas seda. Mille üle ma rõõmustan, see on praegune see elav kirjandustegevus nooremalt põlvel. Mina ei kuulu mitte nende hulka, kes arvavad, vaadake, kui meie noored olime, kui ajas viisel ja huvitav oli, aga nüüd läheb alla. Ei, meiega ei lõppe mitte. Douglas suutis olla alati võimudega pahuksis. Tsaari võimu ajal oli pagendatud, kuid tuli Eestisse tagasi noor eestlasena. Nõukogude võim ei tunnistanud tema varasemat loomingut, aga targa inimesena oskas Douglas vaikida. Ja oma elu eelõhtul asutas ta omanimelise novellipreemia ning sai ka ise enda novelli eest Douglase preemia. Mul ei jää muud üle, kui tänada kõiki tahtlikke ja sõbralikke inimesi. Ja muidugi oli Douglas Juhan Liivi produtsent. Ilmselgelt oli tal hea silm ja nina, et Liiv ära tunda, teda toimetada ja avaldada, sest midagi head pidi olemas olema ka enne noori eestlasi. Praegu olen mina vist küll ainus kirjanik, kes Juhan Liivi on eluajal tundnud ja temaga läbi käinud. Jääb vaid oletada, kui palju on neid räbalates hulle, kellel oleks Liiviga sarnane potentsiaal, kuid puudub produtsent.